Issand, ava mu huuled, et mu suu kuulutaks sinu kiidetavust. Jumal, tõtta mind päästma. Issand, rutta mulle appi. Au olgu Isale ja Pojale ja Pühale Vaimule. Nõnda kui alguses oli, nüüdki on ja jääb, igavesest ajast igavesti. Aamen. Ma tänan sind kõigest südamest. Jumalate ees ma mängin sulle. Ma kummardan su püha templi poole ja tänan su nime su helduse ja ustavuse pärast. Sest suuremaks, kui on kõik su kuulsus, oled sa teinud oma tõotuse. Sel päeval, mil ma appi hüüdsin, vastasid sa mulle. Sa tegid mind julgeks, mu hinges on tugevus. Sind, Issand, tänavad kõik ilmamaa kuningad, kui nad kuulevad sinu tõotusi ja nad laulavad Issanda teedel, et suur on Issanda au. Sest Issand on kõrge ja näeb madalat, aga kõrgi ta tunneb kaugelt ära. Kuigi ma käin keset kitsikust, elustad sina mind. Mu vaenlaste viha vastu sa sirutad oma käe ja su parem käsi aitab mind. Issand viib mu asja lõpule. Issand, sinu heldus kestab igavesti. Ära jäta maha oma käte tööd. Au olgu Isale ja Pojale ja Pühale Vaimule. Nõnda kui alguses oli, nüüdki on ja jääb, igavesest ajast igavesti. Aamen. Lugemine Apostlite tegude raamatu 19. peatükist. Ja kui ta oli toitu võtnud, sai ta tagasi oma jõu. Saulus oli siis mõned päevad Damaskuses jüngrite juures ning hakkas üsna varsti kuulutama sünagoogides Jeesusest, et see on Jumala poeg. Aga kõik kuulajad jahmusid ning ütlesid, eks tema ole see sama, kes Jeruusalemmas hävitas selle nime appihüüdjaid ja kes on siia tulnud selleks, et neid viia aheldatult ülempreestrite juurde. Saulus läks aga järjest vägevamaks ja ajas segadusse Damaskuses elavad juudid ning selgitas, et Jeesus ongi Messias. Kui juba üsna hulk päevi oli möödunud, võtsid juudid nõuks ta hukata. Aga Saulusele sai nende salasepitsus teatavaks. Nemad luurasid aga päevad ja ööd väravais, et teda hukata. Kuid ühel ööl õpilased võtsid ja lasksid ta korvi sees müüri ava kaudu alla. Jõudnud Jeruusalemma, püüdis Saulus jüngritega liituda, ent kõik kartsid teda ega uskunud, et ta on jünger. Aga Barnabas võttis Sauluse oma hoolde ja viis ta apostlite juurde ning jutustas neile, kuidas Saulus teel oli näinud Issandat ning temaga kõnelnud ja kuidas ta oli Damaskuses avalikult Jeesuse nimel kuulutanud. Ja Saulus käis nende juures Jeruusalemmas sisse ja välja ning kuulutas avalikult rõõmusõnumit Issanda nimel. See on Jumala sõna. Tänu olgu Jumalale. Palvetagem. Kõigeväeline Jumal, sina liidad osadusse ja oma teenistusse kõiki, kes sinusse usuvad. Aita meid armastada, mida sina oled meile ilmutanud ja ära tunda, mida sina oled meile tõotanud. Et meie selles muutlikus ja ebakindlas maailmas kinnitaksime oma südame Kristusele, kes koos sinuga püha vaimu ühtsuses elab ja valitseb igavesest ajast igavesti. Palugem üheskoos, nagu meie õnnistegija Jeesus Kristus meid on õpetanud. Meie Isa, kes sa oled taevas, pühitsetud olgu sinu nimi, sinu riik tulgu, sinu tahtmine sündigu, nagu taevas, nõnda ka maa peal.
meie igapäevast leiba anna meile tänapäev ja anna meile andeks meie võlad, nagu meiegi andeks anname oma võlglastele. Ja ära saada meid kiusatusse, vaid päästa meid ära kurjast, sest sinu päralt on riik ja vägi ja au igavesti. Aamen. Ülistagem Issandat. Tänu olgu Jumalale. Issand, õnnistagu meid, hoidku meid kõigest kurjast ja juhtigu meid igavesse ellu. Aamen.